tervist, me oleme olnud Nõmme kliinikusse. Täitmaks siis ühte paberit sõjaväekomisjoni jaoks. See on siis see, kus me läheme. Selle arstiga me saime edukalt ühele poole. Saime paberid ka kätte. Saime paberid kätte. Kiitus on olemas, et võin sõjaväkke minna. Ja nüüd ta vaid oodata 28-ndani. Ja siis minna komisjoni, et saada teada, kuhu ma täpselt lähen. Aga seni, tänase päeva jooksul on veel üks väike üllatus meile ees. Lähme kuhugi väga ilusse Eestis olevasse kohta. Ehk siis näete. Pluss ma lähen veel oma autojuhi juurde nüüd, kes siis tuli mulle järgi. Hello, hello! Me oleme jõudnud sihtkohta, kuid ma ei ütle veel, mis koht see on, sest kui me täiesti sinna õigesse kohta jõuame, sinna vaatamisväärsuse juurde, siis te näete, mis siis on, ja siis ma ütlen ka, mis koht see on. Aga me oleme Tartu maantee ääres ja lähme metsa. Vaadata see prügi maha ei pane. Me oleme kõndinud tükk aega metsas. Pikki rännakuid teinud, 1000 kilomeetrit kõndin, et jõuda Eesti sinisesse laguuni. Praegu on küll talv, aga siin ta on. Nimelt me oleme just jõudnud siniallikasse. Ning tegelikkuses see kõnnak ei on nii pikk. See oli mingi 5 minutit sealt maantee äärest ja oledki kohal. Aga see eest vaade on ilus, endiselt. See puu, vaata, ma lähen pärast teise nurga alla, aga see puu on täiega kukkunud siia selle ääre peale. Teise nurgalt näitan ka, kuidas vesi nagu teeb selle puu kuidagi kõveraks. Näe, siit on näha. Tegelikult see puu on siin sirgelt vee sees. Aga siit vesi peegeldab või murrab seda valgust niimoodi, et tundub, et puu oleks nagu ära murdunud. Tegelikult on sirgelt. Pluss ma oleks siin samas just kohe täiega perseli käinud ja sinna on sisse kukkunud. Me eespoolt lugesime info selle lehe peal, mis selle koha kohta see informatsioon oli. Ja siis seal kirjutati, et siin tehti mingi igasuguseid annetusi sellele ja seda peeti hulluks püha kohaks. Aga põhiline, mis selle koha kirjelduseks oli see, et see on jääkülm värskendav vesi. Aga kuradi keset veebruari kuud, kõuas on -13, ei ole väga see jääkülm vesi ja ma oleks praegu sinna sisse kukkunud. Isiklik fotograaf ka seal. Teeb pilte. Hakkasime ära minema, kui Neiva vastas, et ta ei teinud snappi. Ja siis pidime tagasi jooksma. Selle jaoks, et tema saaks nüüd minna ja teha snappi. Aga jaa, kes huvitatud on siniallikatele tulemisest, näed see seal samas. Siis mööda Tartu maanteed 25-30 kilta umbes. Pärast Kose vist või enne Kose, ma ei mäletan täpselt. Keerata paremale ära, Viikingite külast mööda. Silla alt läbi või maantee alt läbi ja põhimõtteliselt olete kohal. Eksituslik võib olla see, et seal on kõigepealt on silt siniallikad Rahterist, mis on söögikoht. Aga sellest tuleb sõita 50 meetrit edasi ja siis näitab kultuuri silt, et on siniallikate. Sealt saab siniallikate juurde minna. Aga nagu näha, siis me saime snappi tehtud ja võime auto juurde tagasi minna. Minu käsi külmub sellepärast, et ma ei saa seda telefoni muidu filmima, kui kinnas käes on. Nime patustama. Pane see siis kuhugi peitu. No nii, põhimõtteliselt olen kodus paar tundi hiljem, küll võtsin telefoni jälle kätte, aga sellega sai see põhimõtteliselt vist tänase päeva põnevaim osa läbi. Saime seal ära käidud, väga ilus oli seal ning sain ka väga asjaliku asja ära tehtud, eks ma sain perearsti juures käidud. Sain kiitused arstlikusse komisjoni võin minna ja probleeme ei ole. Nii et ehk siis jah, nagu ma enne ütlesingi, 28. näeme, mis saab. Kuid sellega ma arvan, et ma siis tõmban tänase päevale
joone alla, ehk siis tšau, pläu ja järgmise korrani. Sorry, et tänane päev lühikene oli, kui sind tõesti huvitas.